Austatud esimees, head kolleegid, suur rõõm selle arutelu üle. Kõigepealt kasutan juhust vastata ühele küsimusele, mida siin korduvalt on esitatud. Hiljuti avaldatud Euroopa kliimavõrgustiku raporti tulemused kinnitavad, et inimeste ja looduse kaitsmine kliimamuutuste mõjude eest aitab vältida suuri keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke kahjusid, kuid on ühtlasi ka majanduslikult kasulik. Pisut täpsemalt, 1,5 kraadi stsenaariumi elluviimine toob kogu Euroopa Liidule 2030. aastaks otsest kasu üle triljoni euro. Eesti säästab 2030. aastaks 1,5 miljardit. Ehk siis 4,2% 2022. aasta SKP-st. Kasud on eesmärgi saavutamiseks vajalikest lisakuludest keskmiselt 2 korda suuremad. Ja iga aastaga tegelikult see tempo, kui palju läheb kliimamuutuste peatamise tegemata jätmine meile maksma, iga aastaga need kulud pigem kasvavad. Seega tempo on ka oluline. Aga nüüd otsesemalt tänase teema juurde, kuigi see on ka sellega otseselt seotud. Kas energeetika üldse on poliitikute küsimus? Üks väga kogenud, igas valdkonnas kogenud tipp-poliitik, hea kolleeg, kes on mulle suureks eeskujuks, ütles mõned aastad tagasi enne energiakriisi ja siis sõja hoogustumise algust, et ei ole. Ja mulle on see jäänud siiamaani kummitama. Mulle tundub, et eksperdid absoluutselt, nii nagu ka täna nad andsid siin oma vaate, peavad meile selgitama, kuidas oma eesmärkideni jõuda. Siiski on poliitikute asi paika panna, milline on meie ambitsioon. Ma loodan, et kõik erakonnad soovivad Eestile paremat tulevikku, suuremat heaolu ja samal ajal puhtamat loodust. Natukene nüüd sellest ambitsioonist. Tänane tarbimine 8,5 teravatt-tundi. Elering kinnitas, et 4-5 ehk siis pool tänasest saaks veel ilma suurte muudatusteta võrgus, ilma suuremate kulutusteta saaks juurde panna. Hiljutisel energeetikakonverentsil seadsid ettevõtjad eesmärgiks 20 teravatt-tundi. Ja tänase arutelu põhjal võib ju siis ka nentida, et energeetika on otseselt seotud teiste väga poliitiliste valdkondadega nagu julgeolek ja heaolu. Ma ütleksin võib-olla isegi nii, et energial ja energeetikal on suur roll meie vabaduse määras, energiajulgeolek. Üks kolleeg eile ütles huvitava sellise ajaloolise tagasivaate, mida võib-olla siin ka kolleeg Isamaast oma kõnes mainis, et võib-olla oli meil ka lihtsam saavutada oma iseseisvus tänu sellele, et me tõepoolest olime sõltumatud oma energeetikas. Kuidas siiski minna edasi? Eesti on digiriik ja meile on suur konkurentsieelis, efektiivsus ja agiilsus. Säästame teatavasti e-riigi abil circa 2% oma SKT-st. Ja rohepööre ja digipööre on energiamahukad. Seega selge, et see on see suund, kuhu maailm liigub. Ja kui siin mõned poliitikud on küsinud, et milleks meile kogu see energia, siis minu meelest on see peaaegu samaväärne küsimus, kui küsida, milleks meile Eesti riik. Sellele saab muidugi igaüks ise vastata. Osad erakonnad on ka maininud, et nad tahaksid, et kõrgepalgalised maksaksid rohkem makse. Mina isiklikult võin sellega nõustuda, aga kust see kõrgem palk hakkab? Kas tõesti 2000 eurost? On see piisav ambitsioon? Kust need kõrgepalgalised töökohad tulevad? Priit Mändmaa rääkis energiaintensiivsest tööstusest ja eelkõige just energia efektiivsusest. Taavi Madiberg ütles hiljuti konverentsil, et juukse lõikamisest teineteisel siis meile tõesti seda heaolu juurde ei tule. Ja kui me tahame sellist põhjamaist heaolu, peab kõigepealt kasvama tootlikkus, kohaliku ressursi väärindamise aste. Palun lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ja mida siis annab meile see suurem tootmisvõimekus, puhas energia ja ka need kõrgemad palgad? See annab meile rohkem vabadust. Rohkem vabadust teha ise oma otsuseid. Ja vabadus teatavasti on eestlaste jaoks väärtus number 1. Paar sõna ka võrkudest. Euroopa huvides on, et elatustase oleks Euroopas võimalikult ühtlaselt kõrge
See tähendab, et kogu Euroopas peaks olema tagatud energiatrilemma kõik haarmed: varustuskindlus, taskukohasus ja puhas energia. Seega võiks Euroopa aidata ka Euroopa-siseseid võrke ja tootmist arendada ja lõpetada kogu Euroopas sõltuvus kolmandate riikide energiast. Maailmas on tõesti, nagu ka minister oma esimesel slaidil näitas, käimas taastuvenergia võidukäik ja Euroopa Liidus pole enam võimalik fossiilkütustesse investeerida. Kes seda eitavad, pole asjust kas aru saanud või soovivad meile lihtsalt halba. Just täna meie arutelu käigus tuli uudis uuest suurest päiksepargist, tuulepargist Lääne-Eestis, kus on ka konkreetne näide sellest, kuidas kohalikud saavad kasu taastuvenergiast. Soovitan seda lähemalt uurida, sest see on meie jaoks poliitikutena ülioluline. Oleme Riigikogus ka seetõttu juba vastu võtnud kohaliku kasu instrumendi võimaluse ja meil seisab ees veel mitu algatust, millega lõpule minna. Kahte neist tutvustati Riigikogus eile. See on ka meie tervise huvides, tahan jällegi välja tuua, et ka tervis on midagi, mille nimel poliitikud igapäevaselt töötavad. Iga 5. enneaegne surm on maailmas põhjustatud fossiilsete kütuste heitmetest. Nii et mis me saame Riigikogus teha? Võtame vastu taastuvenergia tootmisvõimekust toetavad eelnõud. Uurime ka selliseid võimalusi, kuidas ikkagi need gaasijaamad, mida lisaks rajatakse, kindlasti on ka biogaasi ja vesiniku võimekusega, mis on energiaühistute roll ja nutika tarbimise juhtimise roll. Ja energeetika on pikk protsess, seega hoiame tee lahti ka tuumaenergeetika õigusruumi väljatöötamisele ja peame seda enda asjaks, sest meie asi on hoida ja tagada Eesti inimeste vabadus. Aitäh!